Otsustasin nüüd selle videokaardi lahti teha ja välja vahetada kõik see termopasta siit. Ja see on põhimõtteliselt asitõend sellele, et ma rikkun oma graafikkaardi ära. Tervitused Arvo IT Argalt, ehk siis arvuti targalt. Funny joke. Anyway, põhimõtteliselt minu semu on seal, kes soovitas mul täitsa sellele spetsiifilist termopastat. Kuigi sellel ei ole spaadit kaasas, siis jah, saame hakkama. Ehk siis mul on siin nano hambari. Mäletate küll, et oli ilge populaarne see asi siin, aga see ei tee mitte midagi lõppu lõpuks. Nii et see on minu puhastusvahend siin. Loomulikult IPA ka siin, mitte IPA õlu, vaid IPA alkohol, mõned muud asjad. Ja siis hakkab pihta. Nii, ehk siis ma pean nüüd välja uurima, kuidas ta lahti saab. Nüüd, kui ma nagu vaatan seda, siis siin üleval on 4 kruvi, siin otsa peal on 2 kruvi ja kuskil mujal ma hetkel ei näe, kui olen siin tagapaneelil. Igatahes ma ei ole ise teinud üüdsed selle graafikkaardi termopasta vahetust. Ja ma ei tea üüdsed, kas see läheb tööle. Võrdlemiseks ma tegin ka testi, et millises temperatuuri vahemikus ta on. Ta peaaegu küündas 90 kanti, kui ta seisis niisama oli 50 kraadi. Ja ma loodan nüüd tänu selle termopasta vahetamisele mul õnnestub saada parem tulemus sellest. Ja kas on nüüdsed mõtet seda vahetada? Kui sa ostad seda kui nüüd second handina, siis on mõistlik seda loomulikult vaadata üle. Kui kaua ta on seisnud, mida ta on teinud ja mis otstarvel ta on kasutatud. Olid ajad. Sai graafikakaardiga veel krüpto kaevandada. Ma proovin veel välja otsida need kohad, kus on veel need kruvid, sest nagu näha, ta ei tule lahti. Põhimõtteliselt peale kleebiste kraapimist tuli välja, see on midagi muud all. Teen ühe lähivõtte ka sellest. Nii. Päris korralikult tolmu on. Miks ma teen seda? Rahu. Sain. Kõige tähtsam osa on see siin. Ja kogu jahutusteema on see siin. Nagu näha, et meil on siin mõnusalt tolmu. Ja nüüd aru saada, milline meil see termopasta on. Siis ma siit teen väikse lähivõtte ka. Ta on ikka, kui ma juba siin olen, siis näitan ka natuke seda graafikakaarti. Ehk siis see tuleb ära puhastada, tolmust puhtaks ja mida ma kraapisin siin teisel pool. Ma arvan, te näete küll. Ehk siis ma jätaks selle emaplaadi osa pärast kõrvale ja ma tegelen sellega siin. Põhimõtteliselt väga lihtne lahti teha, kui on kõik kruvid välja saadud. Üks väike vimka oli selles, et siin ühe selle padja all oli ka üks kruvi. See lõpus siia tagasi peale. Õigus jah, see on nüüd viimane on see peidukas mul siin. Igatahes ma sain kruvid siia kõik sisse tagasi. Ja sellega üks osa on puhas, nüüd teine osa veel tuleb. Ja siis väike täpp ka ja kui ma juba olen siin enda puhastamisfaasiga, siis ma võtan veel momendi ja tõmban lihtsalt selle tolmukihi siit pealt ära.
ja nende väike nupukeste juures võtta natuke rahulikumalt, sest et mine tea, mis juhtub. Enne termopasta peapanemist tuleb vaadata, et kõik alkohol on nii-öelda ära orustanud. Ehk siis põhimõtteliselt enam vaja ei ole. Viskaks üle, aga ei teeks seda. Nii. Seda ei ole vaja. Kõik. Ei ole. Ahaa! Mulle öeldi, et sellel ei ole spaatel, aga spaat on väga tähtis siin. Spaatel on see, mis siin teeb nüüd selle kogu töö ära. Ja nüüd paleta, et ma ei pea minema tagasi poodi. No loomulikult arvutitark võib sponsoreerida kõiksugust asju. Üks etapp on tehtud, teine etapp on see nüüd seda laiali ajada ühtlaseks. Nüüd tuleb see kõige põnevam osa. Kokkupanek. Ei. Niipidi. Yes. Klõps. Maandus. Ja nüüd antud olukorras ma paneks esimesena protsessori osad kinni või mis iganes on. Nii. Ja järgmine etapp on nüüd panna kõik muu. Mul on 2 kruvi puudu. 2 kruvi. Mis nüüd puudu oli? Oli mõeldud hoopis teise kohta. Iganes tundub, et ma sain hakkama sellega. Nüüd tekib küsimus, et kas on nüüd väärt seda teha. Et kuidas nüüd see välja kukkus, ma saan panna ekraanile nüüd enne ja pärast termopasta vahetamist ja te saate ise nüüd hinnata, et kas oli seda väärt või mitte. Ja enne kui üldse peaksid seda lahti tegema, vaata mõningaid videosid lihtsalt YouTube'ist üle, et kuidas nemad seda lahti teevad. Juhul kui nüüd arvutitark tahab mind sponsida või muu hullusega korda saata, siis ma olen siin täitsa olemas. Alguses ka mainisin tervitused ka nii-öelda mu semule, kes soovitas mul seda asja ja mingis mõttes ka valetas, et sellel ei ole seda labitat. Tuli välja, et oli. Rain out!